Minecraft Gaming AS siin ja täna ma siis näitan teile, kuidas teha endale Minecraft Bucket serverit. Selles ei ole midagi väga rasket, lihtsalt peab oskama seda teha. Ma loodan, et see tuleb mul esimese korraga välja ja kui tuleb, siis lahe. Et siis alustame, lähme siis internetti. Mina kasutan Mozillat, see on minu default webbrowser. Nii kirjutage Google otsingusse Minecraft Bucket niimoodi. Ja nüüd mingi esimesele tegelikult kirjutame lihtsalt Bucket. Nii lihtsalt, kirjutame Bucket. Ja nüüd kui esimene link peaks olema dl.bucket.org ja vajutage sinna peale. Ja teil peaks tulema selline asi ette. Jah, et seda on teil vaja. Ja nüüd mida tehke, vajutage siis, võtke recommended build, kõige rohelisem, alati. No tegelikult ei pea alati olema, see on soovitatav. Kui on näiteks 1.4.7, 1.4.7, 1.4.7, siis võtke 1.4.7, aga kui on näiteks 1.4.7, 1.4.8, 1.4.8, võtke 1.4.8. Tegelikult neil väga eriti midagi erilist ei ole. Ja nüüd siis minge sellele leheküljele, ma panen selle, kõik lehekülje ma panen ka descriptionisse. Ja nüüd on meil vaja, tegelikult ma ei pane descriptionisse, ma panen selle teise lehekülje ja ma panen selle koodi descriptionisse, et kopeerige see kood, kopige see kood. Nüüd tehke endale desktopil uus kaust, paneme server nimeks. Nüüd võtame selle lahti ja võtame selle faili, mis me tegime, tõmbasime õigemini ja paneme selle siia samma. Nüüd siis parem klikk siia kausta peale, new ja tekstdokument. Double click it niimoodi ja kopeerige see kood siia. Te saate ka panna oma serverile rohkem RAM-i. Praegu defaultina on 1 gigabait. Kui te tahate rohkem panna, näiteks 2 gigabaiti, siis te panete 2048 megabaiti. Et lihtsalt kahekordistage seda arvu kogu aeg. Liitke kogu aeg see 1024 juurde. Ja Mohken tohken 14 väärakas tuli sisse. Sorry Mohken, aga nii see on. Jah. Ja mingi file, save as ja pange näiteks run.bat, mitte bet, bat. Ja see peabki niimoodi olema. Kui see niimoodi, kui punkt bat lõpuks ei ole, siis selle tõele ei lähe. Te võite selle run'i küll ära muuta, aga ärge seda bat ära muutke. Ja nüüd, kui teil on selline asi, ja teil on teistmoodi see, las ta jääb nii, ärge muutke seda, las ta jääb nii, nagu teil on, sest ärge muutke seda, selle mõtte. Ja pange lihtsalt nüüd save. Nüüd te võite selle kinni panna. Ja nüüd teil ilmub siia selline asi. Kui te panete selle käima, siis tuleb unable to access jar file craftbucket.jar. Milles viga? Viga on selles, et te peate selle nime ära muutma. Et siis rename, kas me saame rename teha? Ei saa, võtame uuesti. Rename ja kustutame kuni craftbucketina ära. Niimoodi. Ja las ta jääb niimoodi, kui te näete, et see ongi juba jar file. Et jah. Ja nüüd siis double click sellele run.batile ja nagu te näete, server läheb tööle. Nüüd ta teeb hetkel mappi. Sellega võib minna natukene aega. Me hakka seda pausile panema, kuna teinekord, seekord läheb juba palju kiiremini. Ootame siis ära. Et aga kui teil tuleb, ma ei tea, midagi muud, ma ei tea. Igatahes nüüd on done. Nüüd lihtsalt kirjutage stop, ärge pange ristis kinni, muidu see võib teie failid, mõne faili lihtsalt ära kustutada. Pange stop. Ja teil peaks tulema press any key to continue. Nii, nüüd te näete, et tuli palju rohkem faile. Aga meie tahame ikkagi serverit üles saada, vene. Siis paneme parem klikk server properties ja edit with notepad++. Te ei pea just seda sellega tegema, aga te võite ka teha selle notepadiga niimoodi. Aga see on kõige turvalisem ja lolli kindlam. Nii, ma seletan siis paar asja teile ära. Siin see näitab serveri description'it. Et serveri nimes ei näita, näitab description'it, paneme siis DMG.AS niimoodi. Max players. Siin te saate valida, kui palju mängijaid te
tahate, et sisse tuleks. Panemegi näiteks, paneme 2. No tegelikult paneme 6. Nii. Paneme nii, spawn monsters tähendab seda, et saad, kui teil on false, siis tähendab, et te ei saa, et nagu monsterid ei spawni. Game mode 0. Game mode'il on 3 erinevat game mode'i on olemas. Esimene 0, see tähendab survival. Game mode 1 on creative ja game mode 2 on adventure. Et ise valite. Ma panen 0. Difficulty te saate muuta. Difficulty praegu on kõige easy peal. Te saate muuta seda hard, normal ja ega vist rohkem ei olegi. PvP tähendab seda, kas te saate player versus player teha. See tähendab seda, et kas sa tahad, et inimesed saaksid üksteist tappa. Kui ei taha, kirjutage false. Mina väga tahan, et see oleks niimoodi. Online mode tähendab seda, et kui online mode on true, siis saavad ainult premium kasutajad sisse logida. Kui te panete selle false, siis saavad ka teised mängijad sisse logida, kellel ei ole Minecraft ostetud. Texture pack'id saate ise nime panna, aga kahjuks ma ei ole seda ise tööle saanud, nii et ma ei hakka seda seletama. Whitelist. Whitelist tähendab seda, et kui teil on whitelist true, siis saavad ainult need inimesed joinida mänguga, kes on sinu whitelisti nimekirjas. Server IP. Tahate nüüd IP-d? Muidugi tahate, miks mitte. Hoidke nüüd klaviatuuril Windowsi nuppu ja vajutage R. Nüüd minge CMD. Niisama lihtsasti, kui ma olen sinna kirjutanud. Vajutage Enter. Ja nüüd siia kirjutage siis IP config. Config, mitte config. Config. IP config. Nii. Ja nüüd te näete, et siin on päris palju neid erinevaid IP-si. Aga ma soovitaksin teil panna IPv4 aadress. Kui teile selle tööta millegi pärast teised inimesed ei saa sisse, siis proovige lihtsalt teisi. Et anke teised. Minul on siis 192.168, ei tulnud 168.1.65. Ja kui te üritate nüüd mulle sisse häkkida või midagi, pole mõtet, kuna ma muudan endal kohe IP ära, ruuterile saate teha IP restart. Nüüd, ega siin rohkem midagi olegi, nagu te näete, siin on server port, sellega te vasite enda pordid. Ja nüüd ongi kõik, rohkem midagi väga vaja ei olegi. Nüüd võite selle kinni panna, aga nüüd vajutage yes, sellepärast, et muidu see lihtsalt ei seivi ära. Nii, ja põhimõtteliselt on server olemas. Kui te tahate enda plugineid panna, minge siis plugins ja pange jar-file, plugini jar-file, pange siia kausta lihtsalt ja rohkem midagi vaja ei olegi. Aga paneme nüüd serveri tööle, ma loodan, et see töötab, et ei tule fail to be into pods. Jah, ei tulnud ja näitan teile nüüd, et kui server töötab, lähme nüüd Minecrafti, ootame veits, kui Minecraft tuleb lahti ja login. Nii, tere, jah, väike lõik oli mul, segati vahe, mul ema tuli kohe, igatahes ma näitan nüüd teile, et see server tõesti töötab. Selle server võib ära kustutada, saame enam käi ja see ei tööta enam, nii et jah, lähme siis nüüd serverisse, vaatame, kas server töötab. Sain ilusti edukalt sisse ja jah, ma olen sees. Miks mul 2 liiva on käes? Arvatavasti see mingi generate fail, kus mingi 2 liiva kukkusid. Aga igatahes, nagu te näete, server töötab, mina olen üksi sees, 6 slotti ja ma ei teagi, kas ma kame mode 1 saan panna. Jah, mul ei ole permissionid, ma panen endale operaks X, oped. Et jah, et server töötab kõik. Et jah, selles mõttes no problem. Et jah, et server saame tööle, kui teil esinevad tõesti mingid väikesed probleemid või isegi suured probleemid, lisage mind Skype'is, Skype'i ma panen endale descriptionisse. Ja kindlasti siis pange like, subscribe ja loodan, et teile meeldis. Et praeguseks siis kõik ja näeme järgmisel korral.